Karu oli veel 90ndate algusest nägija, aga tema elus tuli ette palju nägemist kahjustavaid asju. No ja ma olin ju 37 aastat keevitaja. Arstid sel ajal nad ei tahti ju kutsehaigust eriti anda. Öeldi, et see on päritud haigus. Ma uurisin vanaemadeni ja isadeni välja, ei ole keegi pimea olnud. Ja no teine põhjus oli võib-olla see ka, et ma 6-aastaselt ju küüditati. See oli 49. Pepi on Pimedat Aaret juhtinud truult juba 13 aastat. Pimeda juhtkoer Pepi on välja õpetatud nii, et ta viib Aare alati sinna, kuhu parajasti vaja on. Näiteks me räägime kodus hommikul ära, kuhu me läheme ja mis me teeme, ta kuulab ilusti, vastu ka ei vaidle. Aga siis lähme ja sattume näiteks, ütleme, saunagi lähme. Seal kodutalve on seal lähedal, jääb meil tee peale, lähme käime kodutalves ära, tema istub maha, tahab ütelda nagu, et kuule, vanames, et seda ju hommikul jutuks ei olnud, et me sinna läheme. Aga kas ta hommikul saab kohe aru siis kogu päevaplaani, mis sa räägid talle? No enam-vähem. Siis kui kordan, ja bussi ja trammi numbrit, siis peame küsima kellegi käest. Aga mis moodi selle juhtkoeraga on? No, lähete praegu trepist alla, lähete välja ja kas sa ütled talle siis, et nüüd ma tahan minna poodi või sauna ja kas koer viib sinna? Tõllupoodi näiteks sinna ka, kelvipoodi. Turule see on tal lemmikkoht, sealt tal näkkab ka midagi vahest kala ja. See tähendab seda, et ta eristab sõnu siis turg, pood, saun? Ja polikliinik. Näiteks ma ütlen, et lähme perearsti juurde. Pimedale on juhtkoer üks äraütlemata hea kaaslane. Kui näiteks Pepi näeb takistust või tuleb üle tee minna, jääb ta seisma. Kui Pime siis valge kepiga tee ületamiseks märku annab, läheb kutsa koos Pimeda peremehega edasi. Ilma juhtkoerata oleks Aare Karu nagu käsitu ja jalutu. Ei saaks ta poodi, panka ega teatrisse. Jah, te kuulsite õigesti. Pime Aare käib tihtipeale Pepiga teatris. No kõige mõnus on siin saabas. Vana Baskini teater Salme kultuurikeskuses. Olen ikka püüdnud kõik tükid vaadata. Aga me oleme käinud ka talveaias, Sakalas. Ja ükskord oligi siin, ma rääkisin siin, vestelsin ühe inimesega tuttavaga ja ma siis kuulsin veel, et need uued näitajad on, uurisin, mis nägu nad on. Üks näitleja, mul ei ole nimi meeles praegu, tuli, et tulge katsuge järgi mu nägu siis. Ma siis katsusin järgi, kui pikk ta on ja pulmud ja silmad ja nina ja lõua ja siis ma saan natuke kergem ette kujutada. Ma pean ju endale, ma olen nagu enda režissöör, ma kujutan ette, mida nad teevad ja Sallot ja Karismat ja vanu näiteid, keda ma olen näinud, need on mul kergem. Muidugi nad ei ole sellised nagu nüüd, nad on noored minu ja. Pepi suur häda ehk kasvaja tekkis kõhuõõnde mõni aeg tagasi. Aare kõneleb, et inimeste poolt on täitsa narr mõelda, et ta koerast ei hooli. Ta käis ka loomatohter Tiina Toometi jutul, et Pepi tõve vastu abinõu leida. Ma käin siin Tiina Toometi kliinikus ja iga aasta ikka päris mitu korda. Siin kevadel maikuus teeme kaitsepokkimised ja ussirõhud ja Proua Toomet ütles niimoodi, et ei saa ju proovi ka võtta, proovi tegemisel peab ka võtta magama panema. Ja põhihirm on see, et ta ei elaks narkoosi üle? Jah, et ta on küllaltki vana juba paar aastat tagasi juba. Ja kui on pahaloomuline, et kui teda saab äritatud, et siis ta hakkab veel jõudsamalt. Aga koeral see nagu liiga ei tee, valuline ei ole? Ei paista ole, ma ta niuks aga eks ta tüliks on küll kõvasti tal. Kui Pepi vanus arvestada ümber inimese vanuseks, oleks ta praegu 80-aastane. Eks mõelge ise, mis hädad inimesi sel ajal juba vaevata võivad, kui inimene Eestis üldse nii vanaks saabki. Aga koera magama panna on Aarel nii kahju kui ka raske.
sest uut juhtkoera ei ole pimedal mehel kuskilt võtta. Toompeal ma olen 8 korda käinud nõudmas juhtkoera õigusi, aga ei ole tulu olnud. Ükskord vastas isegi Ansip. Meil on igal pool ühesugused seadused ja mul midagi nagu partorgi jutt ikka. Aga igapäevases elus satub pime inimene Eestimaal hämmastavalt haledasse seisu. Tallinnas on vaid üksikud poed, kuhu pime aare koos koeraga lubatakse, rääkimata kohvikutest. Seal näidatakse kohe ust ja hambaid. Seepärast on pimeda mehe lemmikkohaks saanud Balti jaama turg. Sinna võib vabalt koeraga minna ja üht-teist osta. Poodi, kohvikusse, vahestaks korraliku söögiga teha. Täna on hea pea, mul käis abiline, tegi mulle siin frikadelisuppi ja pannkooki, millega ma ise hakkama ei saa. Aga ma tahaks vahest ka minna korraliku söögi kohta, võin ju lubada üks kvartaliski. No, mine õiendame seal ukse peal selline turvameestega, need on kõige hullemad. Mõni võtab õinnus kinni, hakkab välja tõukama. Aare käib Pepiga meelsasti ka Soomes matkamas. Miks just Soomes? Esiteks on see suhteliselt lähedal. Teiseks on Soomes suhtumine pimedasse inimesse, kes liigub juhtkoeraga, hoopis inimlikum kui Eestis. Kui me sattume sellise kohta kui Põlva või kus on seal suur poodüks ja kui meid seal ründu pidi võetakse kinni ja tahetakse välja lükata poes, kui me juua tahame peale matka, siis on raskusi natukene. Ma olen Soomes käinud Kreeka restorani, mitte ühtegi sõna. Mu käest on siin ankeetides küsitletud, no kes sind aitab kõige rohkem, kas hoolekanne või pimedate ühing või need ei pääse lähedale ka mitte. Pepi on ikka kõige tähtsam abiline ja ta on alati mul võtta käe pärast. Ta ei ole ju minu koer, ta on fondi koer. Loomatohter Pepit aidata ei saa, sest nii vana koer ei pruugi operatsiooni narkoosist enam ärgata. Samas ei saa ka Pepit magama panna, sest pole uut asemele võtta. Nii elabki pimemees Aare karu nagu ronk värskelt tõrvatud katusel. Kord nokk kinni ja saba lahti, siis jälle nokk lahti ja saba kinni.